Remote SIM mode, siis proovin telefonist minna alla, panna neti sisse, ei ole SIM-kaardi, SIM-kaard on autokontrolli all, aga telefonist samal ajal midagi teha ei saa, autost midagi teha ei saa, kui ikka võtad siit, hakkad numbri panema, paned 09008855, no vaatame. Viga numbri valimisel. Mu lemmiknumber oli, aga jah, niuke mure siis S20-ga. Olen varsti 30-aastane ja mõtlesin, et mis seal ikka, ostan endale esimest korda midagi eeltellimisega. Tähelepanu, eraldi Bixby nupp on kadunud. You're number one. Yeah! Yeah! Number one! Yeah! Video võib jätkuda. Seekord on siis tegemist Samsung S20-ga. Ja ei, ma ei maksnud lisaks omaduste eest, mida ma tõenäoliselt mitte kunagi ei kasuta ja valisin kõige odavama 4G versiooni. Peale häbiväärse tarbimisvajaduse ei pannud mind telefoni vastu huvi tundma mitte ükski uus omadus, mis sellel võrreldes minu praeguse S9-ga on. Seega odavam variant 2. Kuigi 64 megapiksline kaamera 8K võimekusega on ainus põhjus, miks ma üldse seda telefoni endale soovisin. Mis mind tegelikult konkursi otsa sai, oli 0% sissemakse 0% intressiga koos tasuta Galaxy Buds plussidega 48 kuuks ilma ühegi telekommunikatsioonilepingu või muu siduva teenusega 14.56 eest kuus. Kuna tahtsin ennast tõelise mehena tunda, siis maksin ikkagi 200 eurot sisse ka. Tahate öelda, et ma võin omada uhiut lipulaevast telefoni koos 100 eurose kohese tagasimaksega, mis ma ilmselt Galaxy Buds plussidest saan, ühe suurema KFC eine eest? Pange mind kirja. Aga ilma pikema jututa, teeme selle karbi lahti. Buds plussid tõstame kohe kõrvale, sest see on lihtsalt raha ja siin on veel Amazonist tellitud Kemdani ümbris, mille avame hiljem, kui oleme telefonile pilgu peale visanud, see ei ole ka hetkel oluline. Võtame siis nüüd kõik karbist välja, ma ei hakka reaalajas seda kommenteerima, ma teen karbi lahti, laotame kõik ilusti laiali ja vaatame, mis seal sees on. Karp sai nüüd lahti võetud ja ei ole siin midagi eriskummalist. On telefon, seina otsiklaadjale, USB kaabel, kõrvaklapid, mida ma kunagi ei kasuta, paar voldikut. Siin on veel SIM-kaardi aluse väljavõtmistööriist. Seega aastal 2020 ei tule karbis midagi uut kaasa. Kõik võrdlevad kaardid salvestama oma GoPro kangelane 6 mustaga, et me saaksime võrrelda kõigi 3 seadme vahelist 4K kvaliteeti. Üks aspekt, mida tasub veel Samsungi telefonide juures tähele panna, on see, et kui soovid kasutada nii teist SIM-kaarti kui mälu laiendust, siis see kahjuks pole võimalik, kuna microSD pesa, nagu te näete, on teise SIM-kaardi koha peal. S9 puhul ma ei pannud seda kunagi tähele. Mõtlesin küll puhtalt uudishimust mälu laiendada, aga kuna kasutada olevast umbes 50 gigast mulle alati piisas, siis ma kunagi ei jõudnud selleni ja seega ma ei hakanud ka kunagi otsima, kuhu see microSD kaart võiks käia. Sulle! Raha mulle! Sulle mulle! Mulle sulle! Sulle mulle! Kallis oled kogu! Siin näete mind tegemas klassikalist libistama sõrme üle telefoniekraani võrdlustesti. Jah, see on ülevaadete loomeharu standardtest. Olgem ausad, lihtsalt käsitledes pole nendel kahel telefonil suurt vahet. Antud teksti sisse lugedes olen S20 kasutanud täpselt 6 aega ja S9 on mul olnud 1,5 aastat. Mulle meeldivad mõistliku suurusega telefonid ja natuke pelgasin, et kuna S20 on 1 cm suurem, vahepeal olen nii palju targemaks saanud, et telefoni ekraani suurus on ristküliku külgede pikkuste summa, mitte diagonaal, nagu televiisoritel. Seda 1 sentimeetrit käsitsedes kuidagi tunda pole. Marginaalsed erinevused ekraani kvaliteedis ja resolutsioonis 2 telefoni vahel ei ole tuntavad. S20 120 Hz värskendussagedus tekitab sellise tunde, et telefon liigub ülejäänud maailmas kiiremas ajas, aga silmale tundub see võõras ja 60 Hz sagedus on palju mõnusam vaadata. Erinevused protsessori ja RAM-i kiirustes. Mis ma oskan öelda? Kas Fortnite saab Androidil mängida? Las ma kontrollin. Saab ikka. Tänu kiiremale protsessorile ja rohkemale RAM-ile võid saada ilmselt mõne kuningliku võidu rohkem, kuid igapäevases kasutuses ei ole märkimisväärset vahet võimalik täheldada. Lähen kohe lolliks mees. Ah jaa, kaamerad.
fotode tegemine ja video filmimine hämaras olustikus tundus parim viis kaamerate võrdlemiseks. Täielikus pimeduses kaamerate võrdlemine pole võimalik. Seega vahepealses valgustuses filmimine võiks olla parim väljakutse kaamerate võimekuse proovile panekuks. Peolematu valgusega tehtud pildid on mõlemal telefonil mittearvestatava kvaliteediga. Välguga tehtud pildid paistavad silmale võrdsed. S20 välk tundub olema konkreetsemalt fokusseeritud lähivõtteks ja valgustab läheduses olevat täpsemalt. Öörežiimil on kvaliteet märgatavalt S20 kasuks, aga mõlema telefoniga tehtud ööfoto teravus on kesine. S9 pilt on S20-st märkimisväärselt kehvem, kuid valgusallika puudumisel telefonidelt kõrgkvaliteedilisi pilte oodata on hetkel veel soovunelm. Üldiselt S20 teeb kvaliteetsemaid pilte ja eriti kehvades valgusoludes. Aga kes üldse üritab teha korralikku teravat pilti ilma igasuguse valgustuseta? 64 megapikslit on paberi peal rohkem kui 12, aga jäägem 2 jalaga maa peale. 12 megapikslist piisab 99% telefoniga tehtavatest võtetest, aga mida rohkem, seda uhkem, eks? Järgmiseks näide video ja helikvaliteedi võrdlusest S9 ja S20 vahel sarnastes valgusoludes, nagu eelmised fotod võetud said, erinevatel tänapäeval aktsepteeritavatel video kvaliteedi tasemetel. Näidistelefonide sisseehitatud mikrofonide heliradade erinevusest. Samsung reklaamib S20 kui tohutu suure zoomimisvõimega kaameraga telefoni ja vaatame, kui palju siis erinevatel videorežiimidel sisse zoomida saab. See on 8K ja võimaldab 6-kordset zoomi. See on 4K 60 kaadrit sekundis ja võimaldab 10-kordset zoomi. See on 1080p 60 kaadrit sekundis ja võimaldab samamoodi 10-kordset zoomi. Seega 32-kordsest zoomist on asi kaugel, vähemasti erinevate kõrgkvaliteediliste filmimisrežiimide puhul. Järgnevalt saate rahustava muusikasaatel pilgu peale heita fotorežiimi pildisuurendussuutlikkusele. Sai räägitud hinnast ja mis põhjusel mina selle telefoni omanikuks sain. Võtsin S20 karbist välja ja panin telefonid kõrvuti. Kasutasin kaameraid ja võrdlesin saadud materjali. Sellega minu reaalsed huvid antud aparaatide raames piirduvad. Aga näiteks Plejaadide viisi muid olemasolevaid võimalusi, mida need telefonid pakuvad. Mis ikka oskan öelda võimaluste kohta, mida ma senimaani pole vajalikuks pidanud kasutada ja tõenäoliselt ei kasuta ka edaspidi. Erinevalt kallimatest S20 versioonidest pole minu telefonil 5G võimekust, nagu pole Eesti teenusepakkujatel võrke. Mainisin S20 ekraani 120 Hz värskendussagedust ja akude suuruse erinevust. Aga kõik muud erinevad pildi-video võimalused mida ei kaetud? Mis nendest, kes neid panoraama ja aegluubis tehtud videoid ikka hiljem rohkem kui korra uuesti vaatab? 12 megapiksline eesmine kaamera. Traditsioonilised kõrvaklapid on täna ei. Ülikiire laadimine on sama kiire kui S9. Kõhutunde järgi hinnates võtab telefoni laadimine proportsionaalselt nii palju kauem, kui palju on aku S9 omast suurem, ehk siis umbes 25%. Pakun välja sellise variandi. S20 seerial pole olemas E-mudelit. Kui pole soovi välja käia 800 pluss valuutat ja S10 seeriast olemas juba mõnda telefoni,
siis S9 ostmine võiks olla täiesti aktuaalne alternatiiv. Kuna ma ei taha ilma jääda võimalusest Samsungi poolt sponsoreeritud saada, siis pakun välja sellise variandi. Ka 2 aastat hiljem S9 on endiselt väga võimekas telefon. S9 kasutusel olev tehnoloogia on endiselt piisavalt relevantne, et kui õnnestub saada see telefon alla 400 valuuta eest, siis võib seda täiesti tõsise alternatiivina 2 korda kallima S20 suhtes kaaluda. Hetkest, mil sain oma esimese Samsungi toote omanikuks, tegemist oli S6-ga 4 aastat tagasi ja see ei olnud kumbki Edge versioonidest. Olen senimaani oma mõlema telefoniga väga rahul olnud. S9 puhul on tegemist piisavalt hea telefoniga, et väga raske on olla vaimustuses sellest, mida S20-l enamat pakkuda on. Mul ei ole kahju, et ma S20 omanikuks sain, kuid isegi piltlikult ei saa ma väita, et oleks tegemist hüppega maalt kuule võrreldes eelkäijaga minu taskus. Veel üks vahva seik S20-ga, on ühendatud praegu auto Bluetoothiga, auto on 2008 aasta Audi. Vaatame siis, kuidas see helistamine käib. Ei ole numbreid. Üks number on, see on mu isa number. Manuaalselt lõin sisse kõik need numbrid selle rattaga siin ullates. Tagusin need kõik sisse. Proovime siis telefonist helistada. Panen siit telefonist, võtan holdi maha. Not registered on network. Probleem, mis mul kunagi S9-ga ei olnud. S9-ga ühendasin Bluetoothiga ära, väga hea, tulid mälusnumbrid ja sain ka teha, mis mulle põhiliselt meeldis, valisin telefonist numbri, panin helistama, helistas läbi autotelefoni, mitte mingi probleemi. Jah, võib-olla kuskil saab mingid settinguid näppida, aga S9-ga ma seda tegema ei pidanud. Väga tähtis test S20 jaoks, kuidas ta mahub minu auto topsihoidjatesse. S9 koos kaitseümbrisega, mingit probleemi ei ole, liigub täitsa vabalt ja kõik on hea. Kuidas siis S20 läheb? No ei, diagonaalis läheb, aga mitte nii, nagu mina seda sooviks. Esimene on täpselt sama kujuga. Kuidas läheb S20 ilma Temdani kanteta? Sobib nagu käsi kindlasse rusikas silmaauku. Tähendab seda, et ma pean endale mingisugused paremad kaaned hankima. Võtan lahti selle Temdani kaane, mille teendisin Amazonist. Link on all Amazon.ee jaoks. Paneme selle kaane külge. Panin siis telefoni Temdani kaante sisse ja ei saa öelda, et ma selle fänn oleks. Näeb välja nagu mõni nendest Cati telefonidest, mis on sellised vakad ja kõige kindlad. Kindlasti ei jää seda kasutama. Muidugi listub ilusti, ekraani ei kata midagi, aga taga on olemas läbipaistev kate. Laadiaugul on isegi väike luuk. Mulle selle välimus ei meeldi. Seda ma kasutama jää, muidu täitsa funktsionaalne.